Rose Family vlog 3 aastat hiljem. 4 aastat hiljem. 2 last. Eelmine video olime rahulikult Dubais. Mõnus oli. Mis rannas me oleme? Teises rannas või? Kas Pärnu rannas? Aha. Kas naeratad? Riio, mis me teeme? Riio, mis me teeme? Tegelikult mulle väga ei meeldi, et siin diivani peal saada. Mis multikas see on? Lemmikloomade multikas. See on venna oma. See mämm ei ole sulle. See ei ole vaata kodus ega memme papa juures. Maasa pani siia, aga tuppa ja siis keegi neist ei näinud, et keegi oli kammel ja päästud. Ja Raul noppis endaga selle siia ja sõitsin maa juurde siia. Keegi ei näinud, et keegi kammel ja päästis. Ja siis hüppas, siis läks kammel ja see väike katse lahti, siis ta vaatas otsa Hanningeri taha ja siis ta karis appi, võtke ta ära. Siis ta läheb uuesti minna. Kui Roider kohale jõudis, siis ta vaatas, et vesi hakkas korraks vaatama, siis tuli seal hiigel suur merekolatis. Ja siis linnapea Hanninger ütles, et ma ei taha seda endale pääsada. Aga siis Roider arvas, et see oli tegelikult 8 jalg. Kell on saanud peaaegu 1 öösel. Kõik magavad. Mina harjutasin nii homseks keikaks kui pühapäevaseks kontsertiks. Harjutasin võib-olla valesena. Tegin sound'e. Et jah, tuleb selline natuke tähtsam kontsert, siis mõtlesin, et proovin teha head sound'id, et inimestele oleks tore kuulata. Homme sõidame Tartusse siis Puhaskulp-bändiga ja pühapäeval on meil siis Levibändiga, Levibändiga on meil selline võimalus suhendada ühte UK artisti nagu Bragging Bone. Äge artist ja äge, et meil selline võimalus tuli. Tuleb meie poolt kindlasti väga hea kontsert. Kolmapäev. Kolmapäev või? Jaa. Aha. Mis täna toimub? Oi, kas said haiget? Kas sa oled silmad ära pesnud, poja? Jah. Vist ei ole, kas lähme peseme näo ära? Oi. Täna on kolmapäev. Täna on isegi keikapäev. Siin mängib täna ühes pulmas koos sõpradega. Ja mis sa jutustad? Ei ole täna kolmapäev, siis sa lähed tööle tänaks. Noh, seda võib tööks ka nimetada. Keikaks on asjad pakitud. Musu ostis mulle eile Red Bulli valmis. Lasin tal chicken snack'i ka tee peale võtta. Need on viimased asjad, mis lähevad siia embakumba kotti.
ja kord panen Musule puid all, et miks ta nii palju asju pakib, kui me lähme lapsega kuskile pooleks päevaks ja siis ise, kui lähen keikale samamoodi pooleks päevaks, siis 2 kotti täis asju, siin on küll tehnikat ja väljas on 2 kitarri pluss 1 kitarristand, nii et sorry Musu, tegelikult on kõik hästi. Nii, aga let's go! Yay! Kolmapäevane keika! Teagi, mida kolmapäevase keika kohta öelda. It's gonna be fun. Keerman, kas sa mõtled Quad-Cortexi peale? Veel mitte. Mis sul juhtus? Muideks ma tahtsin sulle saata ühte videot, kus üks klahvimängija just ütles, et miks ta mängib läbi Quad-Cortexi klahve. Ta mängib Nordi läbi Quad-Cortexi. Ta ütles, et nagu post-Nordi, nagu kui Nordist saad hea soundi kätte, siis nende efektidega ta tihti nagu tweagib ära selle ja siis Quad-Cortexi post-processing pidi nagu See on top notch. olema, jah. Quad-Cortex on 4 tuuma, on selle asja nimi. Ma ei olnud mõelnudki, et see on nagu Quad-Core. Mis tunne on? Mis? Teeme pärast rematchi või? 3 parim. 3 parim. Ma veitsin esimese mängu Juventus Bayern 1-0. Aga teeme kogu aeg uued tiimid või? Davai. Täna on see päev, kus GoPro võib-olla jõuab ka laivi salvestama. Võib-olla. Ärme hõiska enne õhtut. Mulle meeldib. Kordadest tegel GoPro'le, mis siis täpselt juhtus? Ta sai mõnikord maha unustatud, mõnikord kaasa võetud, aga akud olid tühjad. Siis eelmine kord oli ta kaasas, akud tühjad ja peaaegu korra üles pandud, aga ei pannud salvestama. See oli mu lemmik, ma arvan. See oli mu lemmik. Suurepärane content.
sõiti tehtud. Läks väga edukalt. Nüüd hakkab sõit koju, väike pakkimine ja sõit koju. Täna on meil selline uhke suur päkkar. Võt, oli. Aga lähme pakkima. Tegemise protsessid, kuidas step 1, 2, 3 palun kiiresti. Esimene oleks see, et palun tulge kõik kohale. Teine? Et palun hoidke silmad lahti ja nii. Ja kolmas? Ja Kerma läheb lihtsalt teisele poole. Kerma! Keegi välja, Carlos on raudselt välja praegu. Ei, ma olen täiesti sees. Ma olen nii lähedal Randole. Sa tegid laiaga. Rando. Ja ma piilun. Glamuurne keikapäev on läbi. Kell on 2 öösel, natuke läbi. Nüüd on aeg tüttu minna. Mulle meeldib peale keikad mingid oma nii-öelda kodinad asjad lahti puttida. Välja arvatud siis kitarride üles tassimine. Aga good night, homme pära äratus.